Donald Trump otsustas siiski tegutseda. Ameerika Ühendriigid kehtestavad uue sanktsioonipaketi Venemaa kaitseministeeriumi struktuuride vastu. Süüria, Moskva endine lähim liitlane Lähis-Idas, nõustus radikaalselt vähendama Venemaa nafta importi vastutasuks viimaste Ameerika sanktsioonide tühistamise eest Süüria enda vastu. Mõlemad otsused tabavad ühte ja sama kohta. Raha, mida Venemaa saab sõja jaoks, lihtsalt erinevatest külgedest. Üks piirab otseselt Venemaa Föderatsiooni sõjalisi struktuure, teine aga kärbib niigi kokku kukkunud tulusid Venemaa nafta müügist. Kui väga lühidalt öelda, siis see on ilmselt esimene tõsine löök USA poolt viimase aasta jooksul. Ja lõpuks on Washington taas hakanud kehtestama sanktsioone Venemaa Föderatsiooni vastu. Selles saates analüüsime mõlemad sündmust üksikasjalikult, nii otseseid sanktsioone kui ka Süüria naftast äralõikamist. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like ja kindlasti jätke oma kommentaar selle saate alla. Alustame siis kõige värskemast uudisest. USA uued sanktsioonid Venemaa vastu. Ameerika Ühendriikide riigidepartement avaldas teate föderaalses registris, mis ütleb meile, et sanktsioonid Venemaa kaitseministeeriumi vastu jõustusid ametlikult juba 24. juulil, kuid sellest ei teatatud kohe ametlikult. USA riigidepartemangu dokumendis on otseselt märgitud alus, edasi tsitaat. 24. juulil 2026 võttis USA valitsus meetmeid, mis on ette nähtud massihävitusrelvade leviku tõkestamise seaduse 3. seoses Iraaniga, Põhja-Korea ja Süüria suhtes. See tähendab, et ametlikuks ettekäändeks ei ole Venemaa sõda Ukraina vastu, vaid süüdistus massihävitusrelvade levitamises ja toetuses, mis puudutab korraga 3 riiki, Iraani, Põhja-Koread ja Süüriat. Siin on oluline mõista, kui aeglane on USA aparaat, kuid kui järjekindel ta siiski on. Tuleb aru saada, et Ukraina vastase sõja tõttu sanktsioonid Venemaa vastu tulevad veel mitu aastat, isegi siis, kui sõda on juba lõppenud. Teeme nii. Süürias on juba peaaegu 2 aastat uus võim. Bashar Assadi režiim kukkus ammu kokku, aga sanktsioonid jõuavad siiani järele. Nüüd, kes täpselt sattus piirangute alla? Ja siin on nimekiri üsna üksikasjalik. Sanktsioonid kehtestati 2 Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi üksuse vastu, nimelt peamise raketi- ja suurtükiväe valitsuse ning perspektiivsete väeliikide vaheliste uuringute ja eriprojektide valitsuse vastu, samuti Venemaa maavägede kui terviku vastu ja 1061. materiaalse tehnilise tagamise keskuse vastu. Ja Ukraina jaoks on see muidugi hea märk, kuna USA hakkab veelgi rangemalt reguleerima kõiki tarned Venemaa sõjaväele. Kusjuures mitte ainult otse, vaid ka läbi 3. riikide. Lisaks sõjalistele struktuuridele sattusid nimekirja ka 2 ettevõtet, Gideon Alpha ja International Invest Company, sealhulgas nende tütarettevõtted ja kõik õigusjärglased. Lisaks puudutavad sanktsioonid 5 konkreetset füüsilist isikut, Andrei Gusevit, Andrei Kosolapovit, Vladislav Morozikit, Aleksandr Prihotkot ja Sergei Tsebarevit. Mida see kõik tähendab? Praktikas keelavad kehtestatud sanktsioonid eelkõige Ameerika Ühendriikide föderaalasutustel osta kaupu, tehnoloogiaid või teenuseid nimekirja kantud isikutelt ja organisatsioonidelt. Lisaks sellele on Ameerika struktuuridel keelatud osutada neile isikutele ja organisatsioonidele igasugust toetust, müüa sõjalise otstarbega tooteid või väljastada vastavaid litsentse. Ja need sanktsioonid kehtestati 2 aastaks võimalusega pikendada. Siin on ka oluline detail kogu konteksti mõistmiseks. See ei ole esimene selliste piirangute laine ja ilmselt mitte ka viimane. Samaaegselt uudise avaldamisega sanktsioonide kohta Venemaa kaitseministeeriumi vastu arutatakse USA's ka teist,
palju ulatuslikumad seaduseelnõu sanktsioonide kohta Venemaa vastu. Just see sama, mida demokraadid kritiseerisid, kui ettekäänet anda Donald Trumpile laiad volitused kehtestada tollimakse kõigi nende riikide suhtes, kes aitavad Moskval piiranguid vältida. See on seesama Lindsey Grahami põrgu sanktsioonide seadus, ehk siis sihitud sanktsioonid konkreetsete sõjaliste juhtorganite vastu käivad paralleelselt palju laiema põhjalise paketiga, mis ei puuduta enam otseselt Venemaa sõjaväe struktuure, vaid neid, kes ostavad Venemaalt naftat ja gaasi. Nüüd tänase teema teine osa, mis puudutab otseselt sõja rahastamist. Süüria Reutersi andmetel nõustus järsult vähendama Venemaa nafta impordi jätkuvate läbirääkimiste raames Ameerika Ühendriikidega viimaste suuremate Süüria vastaste sanktsioonide tühistamise üle. Vaatame nüüd, miks see üldse oluline uudis on ja milles siin iroonia seisneb ja kuidas see üldse puudutab sanktsioone Venemaa enda vastu. Tegelikult on need kaks lugu omavahel väga tihedalt seotud. Damaskus on juba aastaid olnud tõsiste Ameerika sanktsioonide all, mis kehtestati veel Bashar Assadi eelmise režiimi ajal. Ja osa neist sanktsioonidest kehtib siiani isegi vaatamata võimuvahetusele Süürias ja selle poliitilisele pöördumisele lääne poole. Ma ei öelnud asjata, et USA aparaat on üsna aeglane, kuid siiski järjekindel. Samal ajal on Süüria jõudnud muutuda tugevalt sõltuvaks just Vene naftast, hoolimata oma läänele orienteeritud poliitikast. Veelgi enam, lootes säilitada oma sõjaväebaasid Süürias ka uue võimu ajal. Venemaa suurendas oluliselt odava nafta tarnimist Süüriasse juba pärast Bashar Assadi režiimi kukkumist. Ehk siis Süüria, mis on täna Washingtoniga sõbralikes suhetes, aastaid jätkas nafta ostmist Moskvast lihtsalt seetõttu, et alternatiive polnud või need olid palju kallimad. Aga Moskva, olles täiesti põhimõtet olend, isegi pärast oma enda taskurežiimi Bashar Assadi kukkumist, suurendas vaid nafta tarnimist Süüriasse. Bashar Assadi te muidugi kukutasite, aga pole hullu. Jätkame teile ikka nafta tarnimist. Ja nüüd esitab Damaskus küsimuse. Võtke meilt ülejäänud sanktsioonid maha ja me vähendame järsult Venemaa nafta ostmist, kuni loobume sellest täielikult. Ja siin märgin, et Süüria sõltub Venemaa naftast mitte omal soovil, vaid vajaduse tõttu. Ja Süüria ametnikud paluvad kõigepealt sanktsioonid maha võtta, et Süüria vabariik saaks leida alternatiive. Sest praegu, kuna sanktsioonid on endiselt jõus, keegi teine ei taha Süüriaga koostööd teha. Öeldakse, et see on sanktsioonide all olev riik ja parem on sellest eemale hoida. Ehk Damaskuse loogika on järgmine. Võtke piirangud maha ja meil tekib võimalus leida teisi tarnijaid ning siis loobume Moskvast üldse kergesti. Tegelikult pole ta meile eriti huvitav. Ja nüüd ütles Süüria energeetikasektori esindaja otse välja, et Damaskus juba otsib uusi tarnijaid ja teatas tema sõnul radikaalsetest muudatustest riigi energiapoliitikas. Ja huvitav on see, et kui USA tühistab sanktsioonid ja tõenäoliselt nad tühistavadki, siis see tähendab tõesti suhete katkemist Moskvaga. Sest paljud imestasid, miks Süüria näiteks siiani hoiab oma territooriumil Vene sõjaväebaase. Ja siin on väga keeruline seos, kuigi tegelikult on see väga lihtne. Ja seni, kuni Süüria on sõltuv Vene naftast, ta ei saa Venemaale sõjaväebaaside paigutamisest keelduda, sest kui ta seda teeb, katkestab Venemaa kohe täielikult naftatarned. Venemaa saab sellest samuti aru ja mõistab, et kui Süüria leiab alternatiivi, siis tõenäoliselt palutakse tal riigist lahkuda ning Moskval tuleb kõik oma sõjaväebaasid ära viia. See tähendab, et see on selline seos, kus kui USA tühistab sanktsioonid ja Süüria leiab alternatiivi, mida ta leiab kergesti, siis Venemaa ei kaota mitte ainult naftamüügiturgu, vaid kaotab tegelikult ka oma sõjaväebaasid selles riigis. Nüüd räägime sellest, mis seisab selle sanktsioonide all oleva Süüria staatuse taga. See on samuti oluline osa kontekstist. Ameerika Ühendriikide riigidepartement annab terrorismi toetava riigi staatuse neile riikidele, mis ametkonna andmetel toetavad terroristlikke organisatsioone. Ja Süüria oli aastaid just selles staatuses eelmise valitsuse ajal ning alles jäänud piirangute tühistamine on osa laiemast protsessist, mille käigus uus Süüria võim integreeritakse rahvusvahelisse süsteemi pärast režiimi vahetust.
Nüüd ühendame need kaks lugu, sest need on ühe ja sama mündi kaks poolt ning uurime ka, milles seisneb sanktsioonide löök Venemaa vastu. Vaadake seda seost. Ühelt poolt piiravad USA otse Vene kaitseministeeriumi konkreetseid struktuure ja üksusi, mis vastutavad raketi- ja suurtükiväe varustuse ning perspektiivsete sõjaliste arenduste eest. See tähendab, et nad löövad Vene armee võime pihta hankida tehnoloogiaid ja komponente kolmandate riikide kaudu. Ma arvan, et ukrainlaste jaoks ei ole see kahjuks uudis, aga Vene rakettides leitakse siiani mingisuguseid lääne päritolu komponente. See ongi löök just sellele võimekusele. Teisest küljest jätab Washington samal ajal Venemaa ilma veel ühest suurest naftaostjast ja seda veel Moskva iidse sõjalise ja poliitilise liitlase puhul Lähis-Idas, kelle kaudu liikusid märkimisväärsed tarnemahud. Ja siin tasub lisada, nagu öeldakse, värske taust, mis muudab selle uudise Kremlile veelgi tundlikumaks. Naftatöötlemine Venemaal endas on juba langenud viimase enam kui 20 aasta madalaimale tasemele. Bloombergi hinnangul oli juulis nafta töötlemine vaid 3,6 miljonit barrelit päevas. See on muide madalain tase alates 2002. aasta maist, ehk siis peaaegu kogu veerand sajandi jooksul ja kogu Vladimir Putini valitsemisaja jooksul. Oma Telegrami kanalil Pitchi News, mille link on selle video kirjelduses, avaldasin ma muide eile huvitava graafiku, mis näitab suurepäraselt seda naftatöötlemise langust ja see on tõesti väga järsk. Võrdluseks, aastatel 2020-2025 töötlesid Venemaa naftatöötlemistehased samal aastaajal keskmiselt üle 5,5 miljoni barreli päevas. See tähendab, et praegune näitaja on umbes kolmandiku võrra madalam hooajalisest normist. Põhjuseks on rekordiline rünnakute seeria. Ukraina droonid ründavad naftarajatisi, näiteks ainult eelmisel kuul rünnati 18 tehast, sealhulgas Venemaa suurimaid. See on Omski naftatöötlemistehas, mis asub rohkem kui 2,5 tuhande kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Nüüd paneme selle kõik kokku. Venemaa naftatöötlemine on juba ilma igasuguste sanktsioonideta kokku varisenud sügaval riigi territooriumil toimunud rünnakute tõttu. Nüüd lisandub sellele veel ühe ostja, Süüria kaotus. Süüria vähendab järsult sisseoste ja tõenäoliselt palub aja jooksul venelastel riigist lahkuda ning oma sõjaväebaasid kaasa võtta. Muide, Gruusia loobub samuti järk-järgult Venemaa naftast. Ja samal ajal uus Ameerika sanktsioonide pakett konkreetsete sõjaliste struktuuride vastu, mis vastutavad armee varustamise eest. See tähendab, et löök antakse korraga kolmes suunas, naftatoodete tootmisele Venemaal endas, nende müügikanalitele välismaal ja sõjalistele asutustele, kes kulutavad need ressursid hiljem sõjale. Mida see tähendab sündmuste edasise arengu jaoks? Sanktsioonid konkreetsete kaitseministeeriumi osakondade vastu on iseenesest, olgem ausad, suhteliselt sihipärane meede, mis vaevalt kohe Vene armee halvatab. Selliseid füüsiliste isikute ja organisatsioonide nimekirju täiendatakse regulaarselt ja Moskva on juba ammu loonud mehhanismid sanktsioonide vältimiseks, kasutades vahendusstruktuure ja kolmandaid riike. See tähendab, et see süsteem töötab juba. Ja kuidas sanktsioonidest mööda hiilida, teab Moskva hästi. Seetõttu on palju olulisem pikaajaline mõju just Süüria naftaturu kaotus. Kui Damaskus tõesti järsult vähendab sisseoste, see tõmbab selle sõlme veelgi tugevamalt kokku, juba niigi kokku varisenud naftatöötlemise ümber Venemaal. Tuleb märkida ka seda, mis juhtub Süüriaga endaga, juhul kui sanktsioonid tema suhtes juba tühistatakse. See võib saada pretsedendiks kogu Lähis-Ida energiapoliitika edasiseks ümberorienteerimiseks uue Süüria võimu poolt lääne ja araabia tarnijate, mitte aga Venemaa kasuks. Arvestades, et Venemaa on aastaid kasutanud sõjalist kohalolekut Süürias hoovana mõju avaldamiseks Lähis-Idas, isegi osa selle mõju kaotamine naftakanali kaudu on hoop mitte ainult rahale. Ma ütleksin, et isegi mitte niivõrd rahale. Sest nüüd tähelepanelikud vaatajad ütlevad, et olgu, ega need mahud seal nii suured polegi ja naftat ostab ju see Süüria. Aga asja tuum on selles, et see on hoop Moskva geopoliitilistele positsioonidele kogu piirkonnas. Venemaad, olgem ausad, tõrjutakse täielikult välja Lähis-Idast ja Kesk-Aasiast, kus ta varem mitte lihtsalt jalutas, vaid lausa tantsis. Nüüd visatakse ta sealt täielikult välja. Ja paljud võivad samuti näha sellist suurepärast eeskuju
kuidas riik, mis on pääsenud räpase Venemaa mõju alt, on järsult tõusuteele läinud. Süüria võib saada selliseks vitriiniks. Kokkuvõte. 4. augustil langetati korraga 2 otsust, mis mõlemad tabasid erinevaid osi Venemaa sõjalises ja majanduslikus masinas. Need on sihitud sanktsioonid Kaitseministeeriumi struktuuride vastu, mis vastutavad armee varustamise eest. Ja endise Lähis-Ida liitlase otsus järsult vähendada Venemaa nafta ostmist vastutasuks oma taasintegreerumise eest rahvusvahelisse süsteemi. Üldiselt ehkki väikeste sammudega tegutsevad Ameerika Ühendriigid siiski ja see mulle juba rohkem meeldib. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Kindlasti tellige see YouTube'i kanal ja kui te pole seda veel teinud, pange like. Tellige kanal, vajutage ka kellukesele. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või kasutada YouTube'i sponsorlust. Selle eest olen teile väga tänulik. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!